No nii, tere tulemast, armsad matkasõbrad! Tervitan sind siit üllatuslikult palmi alt Jordaaniast ja ma tahtsin natuke, kuna see on väga teistmoodi uus ja samas hästi praktiline matkaseikluse lahendus. Meid üllatab seal taustaks selline mõnus araabipärane muusika. Siis ma tahtsin natukene sellest lähemalt rääkida. Mida see matkaseiklus siis endast kujutab? Sa tead ainult stardikohta või stardiaega, millal sa pead lennujaamas olema ja mida kaasa võtta. Kõik muu on reaalselt samm-sammult üllatus. Sa isegi ei tea, kas sa jääd ühte riiki või sa satud äkki mõnda tahte kolme, mine tea, koha peal saad teada. Aga miks me kasutame seda praktilist üliinspireerivat keskkonda, kuhu me läheme, kus sportlevel pole 10 aasta jooksul kordagi käinud? Kasutame seda keskkonda ja sellist üllatuslikku vormi ära, on see, et praktiliselt treenida midagi, mis on minu jaoks olnud oskus, mida ma olen väga pikalt juba aastaid treeninud, on siis muutuste juhtimine. Et elus tegelikult iga päev ju meid üllatavad mingid muutused ja need muutused on siis kas valitud muutused, mis sa oled ise teadlikult valinud, või on need ootamatused. Ja mina olen pidanud oma töös, siis võtame näiteks reisikorralduse, väga palju just neid ootamatusi juhtima ja need algavad juhtimisega iseenda seest ja siis sa saad need muutused ellu viia väljaspool, eks? Ehk siis see saab olema väga praktilises vormis, sul on turvaline keskkond selliseid muutusi ja üllatusi õppida, kuidas seda teha. Me vaatame väga praktiliselt peale, mis selle muutuse keskel juhtub, et sa saaksid üldse hakata neid veel teadlikumalt juhtima, ükskõik kas on ootamatus või see, et sa hakkad elus julgemalt üleüldse muutusi ellu viima või neid tervitama või neid vaatama hoopis teise nurga alt, kui sa seni oled vaadanud, mingi hirmus asi, jube. Ehk siis see saab olema äärmiselt põnev, sa saad turvalises positiivses keskkonnas ja võib-olla seetõttu on see ka tegelikult suunatud inimestele, kes on juba meiega vähemalt ühel matkaseiklusel varem käinud, et sa teaksid, millist kvaliteeti ja kuidas me asju teeme, et sa tead, et kui ma ütlen, et see on äge koht, siis see on äge, kui ma ütlen, et see saab hästi tehtud ja korraldatud, et need asjad on kõik kaetud meie tavapäraste kõrgete standardite järgi. Lihtsalt see osa, mis me nüüd siin saame nagu oluliselt ära kasutada selles positiivses üllatuste keskkonnas, vot see on nüüd väga suur tukk juurde sellele, mis meil varem olnud on. Nii et üllatuse järel me väga praktilises vormis vaatame, mis muutuse keskel juhtub sinu sees, et sa saaksid ise hakata jälgima, oskaksid neid muuta. Eks mõte, eesmärk on selles, et su elu saaks, olgu see tööalaselt muutuste juhtimine, et sa saad oma tiimikaaslasi töötada, olgu see igapäevaelus muutuste juhtimine, oled sa ema, isa, õde, iseendas, need on olulised oskused, mida me vajame igapäevaselt. Aga eesmärk on see, et sinu elu oleks palju selline harmoonilisem, voolavam ja sujuvam nende muutuste keskel, selline seiklus, tundega mäng, mitte selline tunne, et kogu aeg see käsipidur, gaaspõhja või Ameerika mägede rändamine, kui mõni suurem või väiksem muutus elus ette tuleb. Nii et tule, mängime, avastame üheskoos, ma võin sulle garanteerida, see saab tulema väga põnev avastusmäng, aga sa ei mängi seda lauamänguna, sa saad seda päris elus mängida. Nii et läksime!